Tere! Mina olen Reigo Ahven, olen muusik ja suur metsahuviline ja mul on väga hea meel kohtuda siin Raplamaa kaunites metsades metsameistriga Aleksander Paluga. Tere! Tere! Nii, meister kõlab hirmus intrigeerivalt. Kes on metsameister? Mis sa teed? Mis on su põhiülesanded? Metsameister on niisugune inimene, kes peab põhjalikult tundma metsa elu ja olu. Me proovime saada puitu, me proovime kasvatada puitu hetkel ja me proovime kasutada puitu niimoodi, et ka tulevikus oleks meie järglastel võimalik saada ja nautida neid metsahüvesid. Ma arvan, et metsameister on kõige õigem inimene, kellelt seda küsida, et näiteks tavalisel inimesel, isegi nagu metsalembil nagu mina, on võib-olla raske aru saada, et kuidas see välja näeb, on ju, kui metsa võetakse maha, et siis erinevatest osadest, sellest puidu osast tehakse erinevaid asju. No ma ei tea, ütleme palki, ma ei tea, oksad kasutatakse ära. Tegelikult tänapäeval on ju nii, et kui sa vaatad metsameistrina, siis sa vaatad ju tegelikult kogu pilti. Kas oskad natukene laiendada seda, et kas sa vaatad ainult, nii, siit ma saan endale saunapalgi või sa vaatad kuidagi laiemalt? Ei, me peame ikka vaatama tervet pilti. Kui me juba selle puu maha võtame, me peame tõesti ära kasutama nii palju kui võimalik sellest. Me peame igale puuosale maksimaalse väärtuse andma. Et jah, me otsime seda palki sealt, ütleme, esimesest 6-7 meetrist puust, mis ta on sirge, ta on oksavaba. Edasi ta läheb võib-olla kõveramaks, tekib oksi, läheb natuke defektsemaks, siis me proovime saada seda paberipuitu, võib-olla peenpalki. Ja täitsa otsast, kus ta läheb juba peenemaks ja tõesti on kõver ja okslik, no siis tulebki see küttenott ära võtta, midagi teha ei ole. Mõnes mõttes võiks öelda, et sa oled natukene nagu metsaarst ka. Jaa. Et sind lisaks sellele, et ta oleks võimalikult jämme, sind huvitab ju see ka, et ta oleks terve ja jätkusuutlik ja põhjendatud, on ju? Ja just. Et esimene asi, mida metsa minnes peakski vaatama, on see metsa tervislik seisund. Seda on silmaga väga lihtne näha. Tuvastad, kas sul ongi siis palju ümber kukkunud puid, kas sul on mingisugune kahjur, kas sul on torm teinud kõva kahju. See on nagu esimene asi, mida peaks vaatama metsa puhul ja siis sellest edasi võib hakata juba käituma, nii nagu vaja. Ja metsameistri põhiline töö ongi siis juhendada, koordineerida masinate tööd. Kuidas lõigata, mida lõigata, kuhu see materjal vedada. Teinekord on vaja autojuhte juhendada, millisesse saekaatrisse materjal läheb ja nii edasi. Jaa. Aga kuidas see on juhtunud, et sina 21-aastase sellise sirgeseltse härrasmehena oled jõudnud nii kaugele, et sa tead metsast kõike ja hoolid selliselt, et kuidas saab metsameistriks? Asi algab haridusest. Meil on Eestis väga lahedaid koole, kus saab metsandust õppida. Metsa tundma õppida. Uue metsanduskool oli minu algus ja siin ma nüüd olen 4 aastat hiljem. Kallid sõbrad, nagu te näete, Eesti metsadega toimetavad inimesed, kes on seda õppinud, kes sellest hoolivad, kes on ise väikemetsaomanikud, mis on mulle väga oluline, sellepärast et ikkagi inimene saab siis kõige paremini asjadest aru, kui ta puutub sellega lähedalt kokku. Ja seda soovitame ka teile. Jalutage ilusates Eesti metsades. Meister ütleb, et karta pole midagi ja ainult sedasi me saame kõik natukene teadlikumaks sellest, missugused Eesti metsad on, missugune on nende elujärg ja kui head tööd teevad Eesti metsameistrid. Aitäh teile ja jätke meelde, metsas on tulevik.